6. käik. Tere kallid rallisõbrad, on 27. juuni ja Poola ralli neljapäev on meil käsil. Testikatse on värskelt selja taga vähemalt ralli 1 autodele ja stuudios Gunnar Leheste, Roland Poom, aga telefoni teel teeme kiire sutsaka ära Mikolaiskiske, kus on meil Eigo Kaljurand. Tere Eigo, oled elus? Hello. Pole muidugi elus, kuidas teistmoodi, et ralli pole ju päriselt peale veel alanud. Aga juba on meil turvaprobleemid, nagu me nägime su vahvast videost. Kuule, ei, see on hea müstika, et see ainus asi, mis meil siin on ju kutil on see, et hoiad teeb turvalise ralli, kuulisin seda fotograafide briefingut, mis tehti, et turvalisus ja siis vaatasin fotograafi, kõndisime sinna, vaatasin tatsel neid inimesi, mõtlesin kohe, et no nii, et see testikatse jääb küll pooleli ja et ta ei läinudki väga palju mööda, kui nii läkski, et eda ei olnud neid linte poldud ette tõmmatud, inimesed töllerdasid üsna mingi sisekurvides, ma ei tea, lapsed järud olid enam-vähem poole meetri kauduses sisekurvist, et see väga hea välja ei näinud ja siis tõepoolest, et ühel hetkel vaatasin, et autosid ei tule, 0 autod hakkavad tulema ja siis tuli põhimõtteliselt oli selline masin, kus hakati neid rohelisi linte sinna tee äärde panema, et natukene inimesed 2-3 meetri kaugusele saada. Et selles võttes panna aldus. No kuule, see lint, mille taga sa seisid, see oli vapsi 10 meetri kaugusel. No eks nad võib-olla pindutasid üle, et no see oli selline metsa kohta, et eks nad tehkusid ise ka ära, et läksid natuke liiga hulluks, et see oli selline loll koht, kus selle inimesed liiale läksid, et aga no see on kõige huvitavam, et selline natuke kuuv rahvas, kes häda ei talita, et eks näis, mis siin saama hakkab, et ma loodan, et ei tekkisid neid jamasid, et asjad vennivad. Et ma loodan, ma olen siin muidugi inimeste keskel, ma loodan, et ma liiga suure lärmi sees ei ole, et ma võin natuke kaugemale ka minna, kui vaja. Ei, kõik on fine, aga publikut on palju, ma saan aru, jah? No rahvast, no ei ole ju peale otseselt, et no see ralli või service park iseenesest, kõik see meil ei ole kõige suurem, et ta on, vaata neid massinaid on seekord vähe võita, eks ole, ei ole metsikult, et raske öelda, et ma homme võin juba täpselt öelda, palju seda publikut on, et tee ääres oli, ütleme nii normaalselt, et ma jõudsime kuskil sinna poole kilomeetri kaudu selle stardist, et mitte kaugemale, et selles mõttes head pilti veel ei ole, aga noh, Poola suur riik, et siin on igal pool vist palju rahvast. Kas sul mõni meediategevus on ka juba selja taga või alles kõik ootab ees? See kõik alles ootab ees, et ma täpselt olengi siin esimene meediapenn, mis siin algab, et kohe, kui ma näen, et hakkavad inimesed, keda soovin rääkida, need tulemas, ma lõpetan selle kõne ära, et siin hetkel on jah see esimene meediategevus sellel rallil on põhimõtteliselt käib samal ajal, kui ma sinuga räägin. Kohustuslik küsimus, kuidas hinnad Poolas? Hinnad, ütleme poes jaga, ütleme 2/3 Eesti hindadest on selline poes, selline raudreedjal, kui sa ostad ükskõik mida, et toitu süüa, juua, et see on 2/3 Eesti hinnast, et on selline soodus, normaalne, eks see Mikolaisk on äge koht selline, et 50 kilomeetrit sõidad läbi metsa, nii et ühtegi maja ja mitte midagi ei ole ja siis tuleb selline väike kuurortlinn, väike Haapsalu keset järve äärt selline, et väga omamoodi, et omamoodi paik, ma ütleks selle kohta, et selline väga fun tundub. On teil plaanis fotograaf Karliga aga käia Sébastien Ogier avariipaigal? Kui üles leiab, eks me peame vaatama, mis meil, kuidas ajakava siin sättitud on, et eks siin üks meediaala on ju täitsa seal keset päeva kuskil kaugemal, et eks siin me natuke seda ajakavale sättime, et mis ja kus, et eks meil on plaan on videosid toota küll, et käia, aga kõik lähtuvalt sellest, et kuidas siin aeg on, et ma pole nii koren mees, ma ei oska siin seda aega nii ette veel sättida. No küll sa õpid, aga kuule edu sulle WRC debüüdiks siis? Ja, ei no ta ei ole, ta on välisdebüüt ajakirjanikuna, rõhutame, et ma Eestis olen käinud ja mujal ka vaatajana, et sellest, nüüd ma näen ära, kuidas see ajakirjaniku pool siin käib, et see on enam-vähem vist läinud peatult, et eks jõuame esimesed kaosed ära oodata ja ootame ja vaatame. Kuule, aga suhtleme sinuga homme, kui meil on mingitest tulemustest ka rääkida. Ja, et teile ka edu sinna ja nautige ilma. Teeme nii, kõik head. No nii. 6. käik. Sellised jutud siis Eigo Kaljurannalt Poolast. Stuudios on rallisõitjad Gunnar Leheste ja Roland Poom. Vot. Seda ma ootasin, seda introt ma ootasin. Rallisõite isiklikult, mina siis Kaardluga ja viimaste andmete kohaselt.
Kuidas siis emotsioonid suure debüüdi järgselt on? Siiamaani käed värisevad. Siis kui kuskilt seda tolmu lõhna tunned, meil siin Tallinnas neid kohti küll on, kus tolmu üleval on, siis ikka tuleb meelde. Ja. Helged hetked. Kes tõenäoliselt keegi seda ei kuulnud videost, ma vaatasin video läbi, aga seda sa ei maininud, me omavahel rääkisime, et kuidas siis nagu on ja sina oled istunud ju Dakari auto kõrval, oled istunud Urmo Aava kõrval Urmo autos Kaarlio koha peal ja sa ütlesid, et need ei saa vastu sellele, et sõita tegelikult tänavasõidu autoga, sõita rahva sprinti. Ja kui oma tagumik on ikka mängus, siis see on vähe teine tunne, ütleme nii. Nii et soovitad kõigile, kellel võimalust oleks? Absoluutselt. Isegi tahaks uuesti teha. Urmo siin juba põrgatab neid meile, et kuidas sellest võiks traditsiooni tekkida. Ma mõtlesin, et Urmo juba põrgatab mõtteid, kuidas sind panna äkki Subaru rooli. Ei, Subaru rooli veel mitte. Aga ma ei tea, kuidas sul kodus. Ma sain pistuleid, et ma päiksekreemi ei pannud. Põlesid ära või? Nina on põlenud sul, jah? Päev otsa lihtsalt päikse käes, selleks ma valmistusin küll kõigeks enda arvates, aga selleks ei valmistunud. Mul ei läinud niimoodi. Mul oli müts peas, vaata. Mul kogu aeg müts peas. Mul on juuksed pesemata. Ja kombe oli sul ka, nii et... aga mega äge oli tegelikult. Ja see esimene ring võib-olla oli kõige naljakam. Selles mõttes, et see oli päriselt naljakas. Aga teine ring oli juba, sa olid nagu sellises võistlus nagu vormis, vaata sellist... Kärpisime 11 sekundit. Ja et seda nagu, ütleme, see esimene adrenaliin sai maha, ja siis juba läks nagu võidusõiduks. Ja teine ja kolmas ring oli sul ju veel Vapseja. Et ma olin selle tiimikaasse Aloga põhimõtteliselt samal pulgal. Ainult Alo siis suretas kolmandas läbimises välja auto. Mingi mäest üles koht, et tegelikult oli kiirem. Et kui keegi nüüd ütleb, et ajakirjanikud, mida te räägite, te ei tea võidusõidust midagi, siis minge ise rooli, vaata. See on põhiline asi, mida öelda, et minge proovige ise. Siis Gunnar Leheste on ära proovinud. Aitäh Urmo Aavale selle suurepärase võimaluse eest. Aga räägime Poolast. Enne kui me räägime Shakedownist, me peame rääkima, mis juhtus teisipäeval. Oli see üks tore päev, kus ma ise olin hommikune vahetus ja siis tuleb 10-15 umbes. Tuleb läbi MTV jõudis minuni läbi Soome kanalite kõigepealt, et laksu on pannud meie Ožee ja laup kokkupõrge helikopteriga haiglas ja hakkab pihta. See lugu seal taga oli kuidagi väga dramaatiline tundus, oligi see helikopterid kohal ja ma olin ka, et mis asja, et kuidas nüüd nii, et tegelikult ju teatavasti rekkeautod on ikkagi sellised võib-olla, ütleme, kohaliku võidusõidusarja masinad, täis turvavarustusega, turvapuurid, istmed, traksid, kõik jutud. Et see oli ka minu jaoks päris suur üllatus, et kohe niimoodi reageeriti. Ja pärast tuleb välja, et vist nagu üle reageeriti natukene või? Tõenäoliselt küll jah, et eks lihtsalt ilmselt tehti endast olenevalt kõik, et kuuldi, kellega on juhtunud, on ju. Ja, et kui midagigi peaks olema, siis vähemalt on kohe reageeritud, kopterid kohal viidi minema, et aga tegelikult ma sain aru, et Ožeer põhimõtteliselt kohe ütles, et kuulge, et ei, ma jätkan, on ju, et toge mul uus rekkeauto ja paneme edasi. Aga eks... No jätkatal tal ei lubatud. Jah, et tegelikult see on... Kaela lugi ja teel kodumaale. Et kusjuures tegelikult on ka võidusõidu all see sama lugu, et kui mina olen kuskil MM-rallil on avarii olnud, siis ennem jätkata ei tohi järgmisele päevale, kui on käidud arstikontrollis, isegi kui pole kriimugi, ei tunne midagi. Et siis ikkagi see arstikontroll on vajalik korraldaja jaoks, et anda nii-öelda meedikute poolt roheline tuli, et võib jätkata. Ma oleks tahtnud sel päeval olla Kalle Roompere kõrval, kui ta selle sõnumi sai, et mis tema reaktsioon oli. Aga nagu me pärast kuulsime, et ega ta kohe liigutama ei hakanud. Ta hakkas liigutama alles siis, kui ta sai kõne, et nüüd on välja vahetada. Et ta sel hetkel vahetas jetil umbes süüte küll. Tüübil oli juba see kalipsa seljas, et lähme järve peale. Ja teine vend oli üldse... Tallinnas. Mis ta oli? Euroopa Korhonen? Ei. Mis ta kaardiluga nimi oli? Jonne Haltonen. Jonne Haltonen. Kõik on sassis. Tema oli Tallinnas. Mikko Hirvanen, kõik sassis. Tema oli tatuusalongis, kui sõnum tuli. Selles mõttes natukene rumal ka nende poolt, et nad oleks võinud ju arvestada, et kui üks mees on väljas, siis palju variante ei ole, keda nad kutsuvad. Jah. Kusjuures esimene mõte, mis mul tuli, oli see, et kui tuli siis pressiteade põhimõtteliselt, et vaadatakse, kas on võimalik kedagi asemele panna. Minu mõte läks kohe ikkagi tagasi Sami Pajari peale, kes algselt pidi ju Lätis sõitma, et äkki tehakse, lükati Soome, et äkki tuuakse oleks viisakas olnud, jah. Poola, et minu mõte millegipärast läks sinna, ma kuidagi ei mõelda üldse Roompere peale. Aga tegelikult väga lahe, kuidas see kõik asi ära korraldati, kohe lennuk tõenäoliselt Üvaskülast lennukiga Tallinnas kaardilugeja peale ja tuld Poola poole, et ütleme nii, et taset anna.
et see logistik, kes arvas, et saab endale lihtsa teisipäeva, sai hoopis sellise pähkli endale. Lahe tegelikult jah, et see asi nii korraldati, aga küsimus on selles, et nagu Rovanpera ise ka siin juba umbes 3-4 intervjuus on maininud, et kuidas see ralli nüüd minema hakkab. Teatavasti vaadatakse 10 ja 10 kordi videoid läbi, ettevalmistuseks tehakse testipäevad, siis Rovanpera on kõigest sellest ilma. Et kuidas see ralli tal läheb. Rekke tehti talle omas graafikus, mis tähendas seda, et Shakedownil taga ütles, et põhupallid olid kuskil, kus rekke ajal seda ei olnud põhimõtteliselt, et rekke oli nii-öelda ametlik osa läbi juba. Väga kummaline intervjuu, ma sain aru, et rekke ajal ta ütles, et rahvast oli nii palju, et meil põhupalle ei näinud, mingi siuke lause. Kus see rahvas siis oli? Poolakad juba ööbisid kuskil tee ääres ja panid pidu seal keset katset. Ühesõnaga, Rovanperal saab olema kindlasti huvitav ülesanne ja kui see tüüp tuleb, peaksid võiduga tulema, milles ma kahtlen. Sest kõik see, mis just räägitud sai, siis teisalt ka see, et ikkagi ta toodi praegu meeskonna punkte tooma, ehk talle antakse kindel, ma arvan, loetakse sõnad peale, et mees ära nüüd võidu sõitma mine. Too kindlad punktid, et sellepärast me su siia praegu tõime. No nagu ta ütles, 14 tundi järjest reket. Ma ei tea, kui pikad need päevad tavaliselt on siis? No ütleme, tavaliselt, eks ta ikkagi MM-ralli läheb sinna 12 tunni juurde, aga koos pausidega ikkagi ja mingi graafiku alusel, et vahepeal saab rahulikult mingi paar tundi lõunat teha. Aga hetkel lihtsalt see 14 tundi oli nagu non-stop reke, mis ka tegelikult võib tähendada Rovanpera jaoks seda, et ma arvan, et ka temal tuleb väsimus ühel hetkel peale ja võib-olla see legend ei ole 100% see, mis ta tahaks, et oleks. Jaa, aga Shakedownist rääkides siis ajatabelit troonib ju Ott Tänak. Võitis nii esimese läbimise, võitis ka teise ja võitis ka 3. konkurentsitult. Täpselt nii ja ma arvan, et ka täpselt see, mida me ootasime. Ott ütles ka, et tal on siin lõpetamata tegusid. Ehk siis... Seda videot 2017 on käijatud ette ja taha. Mis 16? Kui ta sõitis T-Maciga. Jah. Ja kui Ogier ta pärast õlgadele võttis. 16 oli see, mõlemal aastal olin raja ääres ka finišis. 16 finišis, siis ootasime... Kuidas siis emotsioonid olid? No väga-väga rasked emotsioonid olid, ma mäletan seal koha peal, et Oti esimene võit oli ju käega katsuda, seal vist oli paarkümmend sekundit edu ja refleks katki. Ja seda me oleme kõik näinud, mis juhtus, aga minu meelest ka aasta hiljem, 2017 oli ta ikkagi, kui mitte liider, siis seal kohe lähedal, et ta ikkagi sõitis võidu peale ka 2017 ja siis ka võis olla äkki... Ma võin mööda panna, aga võis ka äkki olla pühapäeva hommik või laupäeva õhtu ja ühesõnaga ühes paremas kurvis viskas nina puu poole ja sinna see sõit jäi, nii et 2 rallit, kus ta katkestanud on mõlemal korral oli ikkagi liider ja sellest ta räägib, et nüüd tuleb ära varmistada. Viktoriini küsimus sulle, kes on Poola ralli tiitlikaitse? Mikkelsen. Vale vastus. Martin Šesks. ERC-d mõtled, okei, siis küll, jah. Tal on võimalus seda põhimõtteliselt kaitsta. Aga ERC arvestus vist ikkagi Mikkelsen või? Ei ole või? Kui sa mõtled 2017, siis Neuvill võitis. Muidugi, jah. 2017 oli viimati. Aga 16 oli ikkagi vist... 16 oli Mikkelsen, jah. Ja enne seda oli 2 korda Ogier. Iseenesest on see päris põnev, sest Šesks on seda sõitnud ikkagi nüüd päris mitu aastat jutti. Ja viimased korrad ikkagi viimasel korral domineeris täielikult. Väga-väga huvitav saab olema jälgida seda, sest tundub, et see hübriid ikkagi, korra arvasin ka, et kiire ralli puhul on see suurem probleem, et hübriidi pole. Teatavasti Martin Šesks sõidab ilma hübriidita ja hübriidi asemel pandi umbes 100 kilo siis ballasti põhja alla. Aga tegelikult Rich Miller ütles, et nende info on see, et ikkagi ju tegelikult seda väänet on vaja just kurvidest väljumisel, aeglastel kurvidel väljumisest. Kas see pole nii, et see hübriid ju täidab ennast siis, kui sa pidurdad? Jaa. Väga ei pidurda. Aga seal ei pidurda. Et ühesõnaga seda hullu pauku ei ole vaja taha, sest väga selliseid mahapöördeid ei ole Poolas liiga palju. No Shakedowni 5. Kõva sõna. Seda ma vaatasin seda esimest läbimist ja tegelikult mul oli selline päris pisarad silmas öelda, aga mul oli nii hea meel. Martinsiga me oleme kokku sõitnud siis meie karjääri jooksul 3 aastat ühes meeskonnas. Läti meeskonnas 2 aastat ja siis junior WRC 2019 sõitsime ka koos. Ja me oleme väga palju arutanud ja mõelnud, et kuidas seda siis ikkagi, mida tegema peaks ja mis sarju peaks sõitma, et jõuda sinna kõige kõrgemale.
käinud paaris õllet joonud koos. Stuudios ja Martinson seal. Aga mul on ülihea meel, et üks meist selle tegi ära. Mul ei ole üldse nagu mingi paha meelt sellepärast. Mul on ülihea meel, et üks meist on selle ära teinud. Nii et vaatame, kui Lätis oleme, äkki saame Martinsiga pärast rallit ikka ühe õllega ära teha. Ei, no kindlasti peab. Teeme juba stuudios, ma arvan. Ma arvan ka. Me käisime ka ju külas seal, et soovitan kõigil, kes pole veel vaadanud, otsige üles Delfi video Riiast oli selle pealkirja esimene pool ja Martin Sesks rääkis selle, no videos ta ei rääkinud nii palju põnevat kui pärast eraldi, mis on ka seal lahti kirjutatud, et ta on ju 3. põlve rallisõitja enda perekonnas ja isa oli rallikorraldaja ja vanaisa korraldas tal seda kõike esimest Läti rallit, millest nüüd on see Liepaja ralli välja kasvanud, et mega. Ja natuke seda, kes WRC, Dirtfish intervjuud ei lugenud, siis kiire kokkuvõte, et kuidas siis võimalus temani jõudis, siis tema ise rääkis sellest niimoodi, et ega see ei olnud nüüd niimoodi, et tulemused all ja lähme, et ta ikkagi ise rääkis sellest kui umbes viimasest 5 aastast, et kõik on lihtsalt õigel ajal juhtunud. Alates sellest, et MRF hakkas teda toetama ERC sarjas, ei olnud kõige parem hooaeg, järgmine hooaeg tuli päris hea, sealt juba tuli info, et Lätis toimub WRC-etapp ja nii see edasi kõik läks ja siis oli FIA huvitatud koostööst, oli M-Sport huvitatud koostööst ja kogu see story on nagu nii pikk, et ta täna seal on, et mul on ülimalt hea meel, et see kõik ära vormistatud on siin viimaste aastatega. Jaa, aga Shakedownist rääkides siis 1,1 sekundiga Thierry Neuville on meie mehe taga ja Adrien Fourmaux 3., Mikkelsen 4., Seks 5., Evans 6., Rovanperä 7. ja Rovanperale jääb alla ainult Katsuta. Ja tegelikult Munster ka. Tegelikult Neville ikkagi me oleme rääkinud, et ta on siin kiirete teede peal juba hullult kasvanud, on ju eriti, ma arvan, kui me võtame eelmise hooaja. Siis praegu see Shakedown minu meelest näitab ka ikkagi selgelt ära, et Thierry Neuville, kes ei saanud ennem üldse kiiretel teedel hakkama, sõidab Shakedownis ka juba Evansist esimese ringi oluliselt paremini, et seal ikkagi on seda võidu tahtmist ja see saab olema jällegi ülipõnev võitlus, ma arvan, et ega Neuville ei taha liiga lihtsalt Otile seda ära andma hakata. Neuvillist ringleb üks lahe video sotsiaalmeedias, vist oli see mingi autoshow kuskil Varssavis enne Poola rallit. Neuville enne kui siis sealt alalt minema sõidab, näeb tee ääres on mingi tüüp ratastooliga, jätab auto seisma, ronib autost välja, annab talle oma nokamütsi. Ma ei ole näinud. Päris kõva. Äge. Ja Sesks tegi seal sõrikuid ja siuke lahe event, et me võiks ka siin teha Raekoja platsis väikse. Miks mitte? No, miks mitte? Urmo, võta tuld. Absoluutselt, aga võtaks Fourmaux'st me pole veel rääkinud, on ju. Fourmaux tegelikult esimene ring natuke ehmatas ära mind, kui ma seal Fourmaux näitas väga pikalt sisevideot ja ma mõtlesin, oi, see mees tuleb ikka maru rahulikult, aga tundub ikkagi sai joo üles ja võib-olla see esimese ringi väga libedad olud ehmatasid natuke, sest tõesti esimene ring... Esimene rand oli 9. Ja väga... Virve selle napilt. Väga libe tundus see esimene rand. Päris mitu 9 sekundit vahel. Aga tundus, et Oosa ikkagi üles nüüd viimaseks ringiks ja Mikkelseniga suhteliselt tähestikku. Aga meie teistest meestest peab kõike rääkima, et Robert Virves parim aeg esimesel läbimisel Rally 2 autodest. Vaatame kiirelt, mis sellest hetkeks on saanud. Kus ta omadega on. Rally 2 ja Virves on 5 ikka. Ta ei ole rohkem ranne teinud. Väga ka valgus. Peab tegema, on ju? Ei pea ju. Minust Rally 2-ga ei pea. Okay. Peab tegemagi vist... Kuule, ei pea isegi ühte tegema. Toha. Minul jäi üldse viimati Rootsis vahele. Aga kõva jaa. Seal ju ikkagi nimesi on. Ma arvan, et tegelikult Sami Pajari, Gas Greensmith, Georg Linnamäe, Teemu Sunninen, et need Solberg, et nimed on kohal. Ja isegi, et ta tegi ühe ranni, siis 5 tulemus. Need, keda ma nimetasin, mitte keegi neist ei ole tal temast eespool, et Kreasin, Korhonen, Mikko Martšuk ja McGurlen on ees. Ja Linnamäe 7, Jeets 11. Mida me ootame Virvesest, Linnamäest ja Jeetsist? No ma arvan, et Linnamäest tahaks ikkagi oodata seda, et ta läheb sinna poodiumi ehitlusesse.
Virvesest, ma arvan, Shakedowni põhjal võiks arvata, et juba on poodiumeetris. juba on poodiumeetris, aga no realistlikult kogu see nädalavahetus kokku panna, no top 5 lähedusse jõuab, on ikka ülikõva, ülikõva. Ja Yates on selline, kes ju käib vahel arva sõitmas, on ju, et mingit korralikku kalendrit tal koos ei ole, ehk teistel on kilomeetrid ikkagi kõvasti rohkem, nii et jällegi, ma arvan, kui sama lugu, mis eelmine kord, et kui ta top 10 lõpetab, on, ma arvan, juba korda läinud ralli. Kui naljaks on see, et kui vaadata EVRC-st registreerijate nimekirja, siis Poolal omaselt 4 ohutusautot. Ja ikka ei saada hakkama. Juba olid probleemid. Uskumatu. Aga üks põnev mees on ka, üks Kanada mees, kus ta meil on nüüd, Semenuk on ta perekonnanimi, aga miks ma ei leia teda nüüd siit stardinimekirjast. Dirtfishis oli pikk lugu temaga, et tegu on valitseva Ameerika meistriga. Aga miks teda ei ole kantud siia? Shakedowni vaatad või? Ei, registreerunud nimekirja. Mis autoga ta sõidab üldse? Vabandust, see Semenuk tuleb ju Lätis alles. Jaa, Läti. See jutt oli hoopis, jah. Jah, kahju, et Eestis ei tule. Mis meie sellest Delfi ralli hüppevõitjast on saanud? Tundub, et pildid on kotti pakitud, just vaatasin, USAs oli see nii-öelda, räägime sellest ka, see oli päris pull teema ju. USA ralli, mis siis oli nii-öelda... Ma kuulsin, ma ei jõudnud lugeda. Eelralli on ju, ma ei tea, järgmine aasta vist teevad nii-öelda promotional eventi, aga siis see ralli. Sean oli seal kohal, tegi mingit ohutusauto teemat vist, aga seal rallil võistles, kui ma praegu ei valeta, äkki oli 6 autot. Mingi 6-7, ma olen kuulnud. Ja lõpetas 3 autot. Ja see tundub täitsa piinlik. Ja. et vaatame järgmine. Ja siis kuskilt täiesti lambi kohast hüppab välja mingi Paraguay. Me sõidame järgmine aasta Paraguay's. No mis asja? Jep, sama, minu reaktsioon, täpselt sama. Et kus kohas? Ei olnud sükest juttu ju? Jaa, see tegelikult on nagu läheb päris huvitaks, nüüd tuli Paraguay, tegelikult me räägime ka ju sellisest Araabia maale, kuhu idasse, Lähis-idasse minekust ja siis veel USA, et Euroopa ikkagi loovutab päris palju evente ära ja päris raskeks läheb, ma arvan, siin ka, ma arvan, Rally Estonial ühel hetkel võib-olla. Et ma arvan, et enam pole seda varianti, et nüüd siin räägiks jälle 1-aastast lepingust, et siin tuleb teha ikka nii palju, kui promootor tahab ja nagu vist oli ka jutt eelmine aasta, et taheti 3-aastast lepingut, et nüüd enam nagu vist seal valikuvõimalust ei ole, et kõik see, mis promootor tahab, tuleb nõustuda, mulle tundub. No Saudi Araabia pani latakaga vastu pead. Nii on. Mitme-aastane leping neil oli? Päris pikk oli see ikka. See lugu ei olnud vist 3-aastane leping, see oli pikem isegi. See oli päris pikk, jah. See oli 10-aastane. Ja. Ühesõnaga, huvitavaks läheb. Samas, ütleme Paraguay kohta, ma ei oska nagu midagi öelda. Saudi Araabia tõenäoliselt on mõistlik mõte, et las löövad oma rahapaki kuimaseks, aga äkki sealt hakkab ka raha tiksuma sporti rohkem, et mõnele sõitjale võib-olla tahaks loota. Kes sellist raha tahaks? No mis sa teed? Raha tuleb vastu võtta, kui pakutakse. Jah. Ühesõnaga, jah, nii ta on. Aga mis me veel Poolast teame rääkida, et... Poola. Just ma kuulasin teie kõnet siin ees, et mis selle linna nimi nüüd oli? Mikolaiki. Ülilahe... Täna õhtul juba paarutatakse seal 2,5 kilomeetrit kell 20.05. Ülilahe linn ja viimati oli mul siis võimalus seal startida 2021 ja startisin autol numbriga 2. Euroopa meistrivõistluste etapil. Kuidas see juhtus? See juhtus niimoodi, et seal oli mingisugune selline süsteem, et kui meeskonnakaaslane, tähendab, pandi kuidagi meeskonnaga, ühesõnaga, kui su meeskonnakaaslane startis number 1-ga, minu meeskonnakaaslane oli Aleksei Lukinuk, siis minule pandi kohe number 2 ehk meeskond startis nagu järjest. Lukinuk on ju 2 korda järjest võitnud see ralli. Jaa, aga mis ma tahan öelda oli see, et seal ees startis Mikolaikit oli ikka täiesti võimatu sõita. Nagu ikka kohutavalt libelise tol aastal. Ja siis oli see Shakedown järgi või kvalifikatsioonikatse ERC-l tol ajal. Ja siis, mis pidin mina tegema, oli see, et ma pidin enne finishit pidurdama, seisma jääma. Et ma ei peaks seal top 10 olema, sest ma teadsin, et ma ei suuda kvalit ära veita ja seal kuskil 5.-6. ajaga tulla mul ei olnud pointi, et seal 4. startida. Ehk siis ma sättisin ennast sinna kuhugi 15. startija juurde ja siis oli juba nagu enam-vähem okei. Ehk siis tegelikult
väga suur puhastamine hakkab siin rallil peale, väga-väga suur. Ja meie mees ju üks puhastajatest. Täpselt, aga ütleme äkki selle pärast meil ongi 4 ohutusautot. et saada veits puhtamaks. Tundub vähemalt, et Ott ikkagi teab, mis ta seal Poolas teeb ja taset on, et esimene ring oli väga hea aeg. Me võime seda mängu mängida, et me loeme kõik ülejäänud katsed ka ette. Siin on, ma isegi hakka proovima, et poola keel on jah siuke ulme, aga lahe on see, et teise katsena me sõidame juba kõige pikemad katset 29 kilomeetrit. Kõmm. Ehk siis hommikul. Hea äratus. Jah. Kusjuures väga vähe katseid tundub, kui ma mälu järgi vaatan, mis on nagu varem olnud, et Koldap tuleb meelde ja Mikolaiki Koldak, aga täitsa ausalt ütlen, siis teised nimed tunduvad kuidagi võõrad mu jaoks. Ma ei ole jõudnud veel katseid läbi vaadata, ma vaatan homseks katsed läbi, mis katsed need on ja kui palju seal klapib. Aga tundub, et mitte liiga palju, mis tähendab, et ikkagi kõigil uus legend ja kaasa arvatud Sesksil, et ei ole midagi, et võtad eelmise aasta võidulegendi. Ja siis on meil homme rehvitsoon, servist ei ole, servis on õhtul. Mida sellest arvata? Kui kuskil siis Poolas. Ütleme nii, et need teed ei ole rasked, need on pigem liivased teed, ehk siis autot väga ei lõhu. Kui seal juhtub midagi, siis on päris raju off. Sarnaselt umbes Soomega, et ikka kui juhtub, siis oled sa kuskil puude vahel. Ehk sellel rallil tahaks arvata, et midagi nagu hullu ei ole. Jah, eks see on nagu arutluse koht, et pealtvaatajale, publikule ja inimesed, kes servises istuvad, kas on point istuda tühja. Aga see on juba teine teema. Üldiselt ma arvan, et see ralli on ralli, kus kõik võiksid lõpuni tulla ilma selliste mehaaniliste vigastusteta, mida on võimalik sõites teha. Et kui seal mingid tehnilisi probleeme tuleb, siis see tuleb, aga nii-öelda autovigastust lihtsalt sõites pigem mitte. Võtame ette vrcfun.com-i. Tead, mis probleem mul sellega on? No nii. Eelmine ralli ma ei saanudki tehtud ennustust. Ma ei saa sisse logitad. Toho, ja. Laske sisse. Laske sisse, koputan sisse, ei saa. Mina ei tea, ma ei saa sinna sisse enam. Ma teen ise siis. No tee. Ma panen Oti loomulikult esimeseks, Nevili teiseks ja kes meil siin kolmas? No Seski annab ka valikus ikka. No, muidugi. Aga kolmas. No võta ühte ja viske teist, Äkki Evans? Jaa, miks ka mitte. Aga siin peab lausa viisiku peale. Aga meil on ikkagi Roompere ka, No Roompere saab 5. koha. Niimoodi. 4. Mikkelsen 5. Ja meil on siis Shakedown ka vaja panna ja... Mikkelsen lubab kõvat rallit. Aha. Mikkelsen rääkis, et tema tahab ikkagi olla eesotsas. Aga ta on seda ka varem rääkinud. Ja Shakedown on mul Neville, Mikkelsen, Tänak. Power Stage. Jah, Power Stage. Jah, ega tegelikult eks see ennustamine on, et 3-4 venda seal on. Ma ise paneks ilmselt Roompere suhtes kõrgemale. Äkki ikkagi tuleb, näitab. Aga minu jaoks on tegelikult kõige suurem küsimus Mikkelsen, sest tõesti tegelikult Mikkelsen stardib võrreldes teistega väga hea koha pealt. Me teame, et Poolast on sõitnud viimased paar aastat ka ERC-s. 2016 Poola võit, ehk tegelikult ralli ise sobib talle suurepäraselt. Ja siinkohal tuleb ära ka mainida see, et see Mikkelseni ainukene kruusaralli see hooaeg, kus ta tegelikult peab ennast tõestama. Asfaldirallidel tal ei ole ma arvan mingit võimalust, et kui ta seal, ma ei tea, top 5 asfaldi peal jõuab, ega see talle mingit liiga palju ei anna, et see ralli tegelikult on see, kus peaks näitama. Et vaatame, ootame. Ma arvan, et sealt midagi võib tulla, häid katseaegu vähemalt, aga seda ära suudab vormistada selle, see on küsimus. Jaa, kui meil Poola saab läbi, siis on, ütleme nii, et hooaja selgroog on murtud, sest pärast seda jääb 6 etappi minna, Poola on 7. Neville siis 122 punktiga liider, Tänak ja Evans 104 peal. Tänak on võitnud 1 ralli, tänu sellele on ta seal esikohal. Evansil on 12 kohta, Tänakul ka 1 teine koht. Ja Ogier, keda meil ei ole, ei tea, millal tagasi tuleb. Ilmselt Lätiks. Ma arvan küll. On meil 4. 92. No siin oli ju spekulatsioon enne Poolat, et kas Ogier läks hammas verele või? Jah, lugesin ka. Me oleme seda ju ka eelmine hooaeg arutasime seda, Ega seda ei tea, vaata, kui oleks nüüd juhtunud, et tuleb ja võidab ära ja punkti seis on hea, et siis sõidavadki nii kaua järjest, kuni tuleb see üks katkestamine, siis saab piduri peale tõmmata, et eks seda me ei tea, mis mõtted seal olid, aga ma arvan, et see mõte on ka nagu meeskonna poolt laual kindlasti laualt läbi käinud. Vahe Neville'iga on ju ainult 30 punni. Jah, 1 ralli.
Formeau on meil 5. 74 peal, Katsuta 6, Rovanpera 7, Sordo 8 ja edasi pole mõtet väga vaadata. Jaa, aga mitu punkti oli nüüd Oti ja Neville'i vahe? 122 miinus 104, palju on? 104 või? Jah. No siis on 18 või? Peaks olema. 18 punkti vahe. No ütleme nii, et päris põnevaks läheb see asi tegelikult. Üks laupäev. Et kes suudab, küsimus on selles, kes suudab Oti ja Neville'i vahele sõita ennast tegelikult, et nad nii-öelda Neville'ilt saaks piisavalt palju punkte kätte. Kui seal on keegi, siis läheb asi väga põnevaks. Kas see on Rovanpera, kas see võiks olla isegi võib-olla Formeau? Me ei tea. Et kui keegi suudab ennast sinna vahele sättida, siis läheb päris põnevaks, et võtta nii-öelda laupäeva punktid juba vormistada ära. Aga peale Poola rallit läheb ju veel põnevamaks, et meie siit põrutame Tartu poole, oleme staabiga Tartus ja Otepääl. Delfil tuleb üldse, terve nädal on Delfi Tartu nädal. Meil on siin erinevad podcastid nii Raekoja platsist kui ka mujalt ja meie oma podcastiga ka reedel, laupäev, pühapäev. Üks päev kavatsen kaasa teha terve päeva peakorraldajaga. Jälle? Jah, lubas, et tuleb hästi iga päev. Ma isiklikult julgen kahelda. Mis me seal veel põnevat teeme? No avatseremoonia. Avatseremoonia eel natuke näitame telgitaguseid. Varsti kuulutame selle kõik kogu krempliga välja ja siis on meil Service Pargis stuudio laupäev pühapäev. Jaa, teeme nii nagu varasematel aastatel, et omalt poolt midagi alla ei anna. Taset ei langeta. Veidi väiksemas mahus, et lähme lõunal ja õhtul otse-eetrisse, aga seest teeme paremini. Absoluutselt. Samamoodi, sõitjad kõik, kellel midagi rääkida on, kutsume kohale. Ja ma arvan, et võib-olla see tegelikult annab natukene vabamat ruumi ka meile, et ERC etapp on, et saame natuke proovida sellise teistsuguse vormiga seda asja teha seal, vaatame, kuidas läheb. No ikka raju graafik on ju Eesti rallifännidel, kes tahavad nagu lähinaabruses siin kõik rallid läbi käia, et Poola, Eesti, Läti ja siis Soome otsa. 3 nädalat järjest on? Soome tuleb siis on see väike paus, et 3 nädalat tuleb järjest panna. Et ma ei tea, palju neid hulle on. Sa teab mõnda? Peast ei oska öelda, aga kui telefoniraamatu ette võtaks, siis mõne võib-olla leiab. Jah, et jõudu jaksudele muidugi, kes seda maratoni hakksid Poolas tegema, et olete kõvad vennad. Jaa, absoluutselt. Aga Lõuna-Eesti koha pealt on nii palju, et soovitaks kohale tulla ikkagi. Aino. Absoluutselt. Vahet ei ole, et ta ERC etapp on, aga ju Ott on stardis, nii et ütleme selline, mille pärast MM-rallile minnakse, selle saab ka ikkagi kätte. Eestikad? Täpselt. Eestikad sõidavad teisel päeval, on ju? Ma peast ei luba. Ma luban vist ära. Ja Rally Estonia ajakirja materjalid ka tilguvad vaikselt meile, et eile ilmus lugu sellest, kuidas saada rallisõitjaks. Lugesid? Ei ole lugenud. Kuidas uuesti pihta hakata? Ei ole veel lugenud. Mis roolis, talendid rooli programmid sa pead kõik läbima ja hinnad oleks võinud ka taha panna muidugi, aga äkki järgmises loos. Siis on meil, mis on kõige tähtsam, on ju interaktiivne kaart kõikide katsete ja pealtvaatamise aladega. Siis on veel, kuidas saada kaardilugejaks. Kaardilugejate kriis on Eestis, ma olen kuulnud. Jaa. Isegi olen ju välismaa kaardilugejat kasutanud. Jah. Sama teeb ka ju kohati Robert Virjas. Ja ei, seal lugusid tuleb veel, aga jälgige siis kõik Delfid ja 6. käik ootab küsimusi aadressile 6kaik@delfi.ee. Nii on. Jah, on meil veel kommertsteadandeid? Kommertsteadandeid vist rohkem ei ole. Aga Poola ralli igal juhul saab juba täna õhtul alguse. Mikulaiki paarisrada. Soovitan kindlasti kõigil vaadata. See on päris äge selline paarisrada. Täna jalgad pole, täna saab vaadata. Jah, et see on, ütleme, kehala on tõenäoliselt veidi rajum paarisrada, aga
aga see on omamoodi äge, et seal tegelikult on sellist pikka sirget saab vaadata, kurvid, kusjuures tee osas, pinnase osas on ka see selline suht trikki, et vahepeal on kruusa, vahepeal on mingit asfaldi triipu ka seal kuskil ja kui nad kastavad seda, siis hakkavad mingi veelombid ka nalja natuke tegema. Millal me näeme WRC etapi esimest katset Kihalas? Wow, seda peaks küsima Urmo käest, aga ma kardan, et nende kusjuures tegelikult Lääne-Virumaal on ju katseid väga ägedaid, mida teha. Tegelikult ka ju sõita sinna mereääre poole. Ei no Läti ju alustab üldse Riiast on ju ja alles jõuab Leepa ja mingi 2 tundi sõita on ju. Ja absoluutselt, Eesti on nii väike, et tegelikult seda saaks teha, aga neil vist pigem ikkagi see suund on seal kuskil mujal. Lätil või? Ei, Eestil. Et vaatavad sealt Peipsi ääre katsed on ju ja sinna kindlasti vahele mahub mõnisugune paarisrada ka, kui kuskil ei ole, siis ehitatakse. Eestil on selline tase. No selle Elva-kandis on ka üks Kulbilohu. Just. Aga ei, mõtteid on. Me võiks ise oma ralli püsti panna. No aga davai. Teeme, vaata, meil oli see autospordi sõda oli siin mõni aasta tagasi. Teeme konkureeriva ralli Estonia. Jah, no nii nagu hakati. Nimeks Eesti ralli ja. Urma, ära seda saadet sina kuula. Jah, meil on ka siin oma Urmod ja Tarmod. Varrukast võtte kohe istuvad siin samad. Rallisõitjad? Nemad ei ole rallisõitjad, nemad on meediamogulid. Meediastaarid. Kuule, olgu, mis me ikka tühja juttu ajame ja homme võtame siis kokku juba reedese päeva, mis loodetavasti on sama edukas kui neljapäevane päev Ott Tänakule. Ja, kuuleme homme. Kõik head. Kuues käik.